ta on alati seal kodus olemas. See foto on võetud, ta oli traktorist. Et see on nimi ja tema amet kirjas. Kuskilt autahvlilt? Ilmselt jah, kuskilt autahvlilt või töötajate sükselt stendilt. See on jah, siin ruumis ilmselt esimene pilt, mis jääb väikestele lastele silma ja täna keegi näitas siin näpuga. Eile emadepäeva kontserdil üks väike poiss vaatas seda, aga minu jaoks siin ei ole midagi skandaalset, et see on väga-väga ilus pilt. Et põllul on naine ja tema menstruatsiooniverest moodustub juurestik, mis siis tähistab põlvnemist või naisest sündimist, mille läbi on võimalik, et tekivad perekonnad. See siin on minu suguvõsa kokkutulek. Kõik mullatoidulised on kogunenud laua ümber ja ootavad oma järge. Ja kunagi siis laud ka pikeneb ja mina istun ka ühes otsas. Räägime ka sellest, et on midagi, mis näib meile väga ilus ja korras. Ja siis, kui sa lähed siia kapi taha, siia on peidetud üks luukere. Ehk siis see ongi minu kapp, siin ongi minu asjad ja siin on minu luukere. Kõik see, mis on selline piinlik, mida ei taha teistele öelda, mida isegi varjad, mida ei ole sobilik öelda, millest ju ei räägita, mida ei tohi teistele näidata. Ja siis ma seda kapitööd tehes niimoodi väikse huumoriga küsin, et oot, aga miks ma ei tohi seda teistele rääkida? Miks see luukere on luukere? Mis selle luukere on moodustanud? Ehk selline luukere, mis istub igaühe kapis. See foto on siis viimane foto minu vanaemast elusana, et 2 nädala pärast oli ta surnud ja see on üldse temast viimane foto elusana siis. Ja kui ma need kaadrid kätte sain, siis ma lihtsalt vaatasin seda pilti ja ma vaatasin seda pilti 2 aastat. Et see räägibki minu jaoks ka sellest, et kui habras kõik on selles suhtes, et ühel hetkel inimene on ja teisel hetkel teda ei ole. Ja mis see inimene siis? Oot, Leele. Ühel hetkel on ja teisel hetkel ta juba tuleb. Palun, räägi minuga.
palun räägi minuga. Et see haakub minu ühe teise fotoseeriaga Lapsepõlve õppetunnid. Et räägib sellest, kuidas siis õpetatakse selliseid lausungeid nagu mu kodumaa on Eestimaa ja laps kordab seda ja oma võõromaa.